Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8 kuni 14 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Enne kui ma kaartide juurde lähen, ma kutsun teid üles kanalit tellima. Olete ise kursis kõigega, mis sellel kanalil toimub ja aitate ka minu kanalil kasvada. Aga nüüd kaardide juurde. No esimese kaardina on teil siin välja tulnud sauade 10. Sauade 10 on raske koorma kaart. See on selline kaart, kus te tunnete, et te kas olete ise endale võtnud selle raske koorma või on see teie õlule pandud. Liiga palju ülesandeid, võib-olla on töö juures teile pandud liiga suur koormus ja te tunnete, et ei jaksa enam. Siin kõrval on müntide 6. Müntide 6 räägib sellest, et väga tore on aidata inimesi, anda neile, kui midagi anda on, aga häbiasi ei ole ka abi paluda. Et kui see koorem ikkagi on liiga raske, siis oleks mõistlik seda nüüd kuidagi viisi delegeerida, jagada seda oma koormat. Teiste inimestega paluda abi, et see pole mingisugune häbiasi. Tunnistada, et ongi liiga palju, mina enam ei jõua ja kes aitab mind edasi. Ja teil sõpru on, kes teid aitavad, sellepärast, et siin 3. kaart on karikate 2. Karikate 2 minu jaoks on hingesugulase kaart. Ta on selline inimene, kes mõtleb teiega ühtemoodi. Vot kes näebki seda, kui te hätta olete sattunud või teil on liiga raske. Tema märkab, tuleb appi, aitab. Kahekesi koos seda koormat kanda on palju kergem. Temal on maailmavaade samasugune nagu teil. Ta on väga hea sõber või sõbranna. Ta on võib-olla väga hea töökaaslane. No kes iganes teie elus selline inimene on, siis te olete õnnega koos, et ta teil on. Niisuguseid inimesi väga palju me ikkagi oma elu jooksul ei kohta, kellega selline hea klapp on, kes poolelt sõnalt mõistab, kes nagu tuleb tõesti appi siis, kui abi on vaja, kellega koos saab kõigest rääkida. Vot selline inimene on see karikate 2 minu jaoks. Edasi tuleb teil siin müntide 8. Müntide 8 räägib sellest, et te olete väga osav selles, mida teete. Te pühendute oma tööle viimse detailini. Te lihvite iseenda oskusi. Te olete professionaal selles, mida te teete. Ja oskate väga hästi seda teha, nagu oletegi oma ala professionaal. Et see tööle pühendumine ja see visadus, mis teis on, et see ongi vist neitsitele väga iseloomulik, et tehagi asjad ikka nii, et oleks viimase detailini. Et neitsid ei lase üle jala, nemad teevad korralikult. Teevad nii, et midagi ei ole nagu jäetud tegemata ja kõik on tehtud nii nagu peab. Ei ole kuskil mingisugust lohakust, et neitsid on väga täpsed oma tegemistes. Ma ütleksin, et lausa peensusteni täpsed kõiges, mida ette võtate. Siin all on karikate 8. Siis on teil siin veel müntide 5. ja mõõkatäss. Karikate 8 on selline kaart, kus teil on nagu selgus, et miski, mis teid enam ei teeni, tuleb lihtsalt lasta minna. Te ise saate sellest aru, et ei ole mõtet seda järel vedada. See võib olla mõni inimene, kes on ennast ammendanud teie jaoks. See võib olla mingisugune kohustus, mida te olete võtnud, aga saate aru, et sellel ei ole üldse enam mitte mingisugust mõtet. Sellest võib isegi olla kurb lahti lasta mõnes mõttes, et te võib-olla olete emotsionaalselt seotud sellega, aga see ei ole ka selline hirmus kurvastus, et nüüd ma ei tea, mis saab, kui mul enam teda või seda või mis iganes asja ei ole.
Et pigem mõistusega te saate sellest aru, et sellel asjal enam ei ole mõtet. Teil on küll pisuke hirm selle ees, seda näitab mulle see müntide 5. No vot müntide 5 minu jaoks on vaesuse kaart. Ta on puuduse kaart, aga ta võib ka olla emotsionaalne tühjus. Näiteks, et lasen lahti, enam ei, nagu ta ei teeni mind enam, aga lasen lahti, mis siis saab? Et nüüd jään millestki ilma. Vot see on nagu selline hirm millegi kaotamise ees, see võib olla materiaalne kaotus, see võib olla mõni projekt, mida te olete lihtsalt vedanud. No ütleme nii, et olete peale maksnud, et ta ikka elus püsiks, aga saate aru, et ta teid ei teeni enam, et sellel asjal ei ole mõtet, tuleb lahti lasta. Ja muidugi on hirm siis, et näed nüüd, mis saab, et ma enam seda ja seda enam ei tee, et kuidas ma edasi saan. Aga teil tuleb see selge teadmine selle sama mõõkade ässa näol. See mõõkade äss toob teile selle, kuidas ma ütlen, see on nagu välgatus. Selline teadmine, kindel teadmine, kuidas edasi. Mõõkade ässal ei ole mingit kahtlust. Tema teab täpselt, kuidas edasi minna ja ei kahtle hetkegi selles, et see otsus lahti lasta sellest, mis enam ei teeni, on ainuõige otsus. Et selle mõõkade ässaga ongi see, et rops läbi ja läheme edasi. Et vot niisugune lugemine tuli teile, armsad neitsid, sellel nädalal. Võtke või jätke. No ma küll ei näe siin nagu mitte midagi sellist. Ongi raske koorem, püüdke delegeerida, küsige nõu, abi, kui on vaja. Laske lahti sellest, mis teid enam ei teeni. Ärge tundke hirmu, et te kaotate midagi. Kuna mõõkade ässal on selge siht silme ees, siis ma arvan, et see tarkus on teil täiesti endal olemas. Ja kui teil on selline liitlane nagu karikate 2, siis mitte miski ei saa minna viltu. Kõik läheb kõige paremas korras. Ja kõik saabki hästi olema. Ei ole vaja taga nutta seda, mis teid enam ei teeni. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.